Ei osta ma teie tolmuimet, ei osta ära, ärge üldse helistage siia, see on korralike kõnede jaoks telefon, muidugi marihuana. Tuleb ikka huviga vaadata, mis see elukene toob ja meil on järgmine elukene toob meile nüüd järgmise kõne ja see kõne on siinsamas. Hallo, doktor Vassiljev kuulab teid. Ja. A-S-T-S-I-K-I-L-H-A-U-M-E ristsõna mõistatus, millest mina küll midagi erilist välja ei loe. Tere päevast või tere õhtust? Meil on juba õhtu, ja. Üleval istun, vaatan telekat. Miks te istute üleval, vaatate telekat öösel ja tule telekast mitte midagi? Proovakene, ega ta jumala pärast pornot ei vaata. Vilme? Sa ütle, kas tasub seda teha? Mina raamatut ei loe. Miks te raamatut ei ole kirjaoskaja või? No üks tablett unerohi mulle ei aita ju, siin on jumala hullumma ja ei no seda küll, aga kui mina istuks otsa ja vahiks mida iganes, no ma usun, et mul ka unerohi suurt ei aitaks. Jaa. Selge, aitäh teile. Muidugi, aitäh teile, aga hallo. Ja muusika, see on siuke väga hea, väga hea rahustav muusikat. Minu meelest sellist muusikat võikski öö otsa lasta, vaid on pärit maa alt Cambrium Vendi veekihist, mis on 120 meetri sügavusel. Hallo? Jaa, ma kuulan teid, rääkige palun. Teid telekast. No? Et ma töötan pangas. Ja see on suur häda, ja nii. Ja kui pangas töötan, siis mõnikord on kõht lahti. Sellepärast, et te iga jumala päev näete hunnikute viisi võõrast raha ja mitte ükski penni ei ole teie oma, kõik on võõras ja te peate seda raha lugema ühele poole, teisele poole, peate arvestama mingeid protsente, intresse, värke ja mitte midagi ei lähe teie tasku, kõik on võõras raha ja loomulikult on närv püsti, see võib võtta ka kõhu lahti, sest kui inimene on närviline, loomulikult võib see kõhu lahti võtta ja see ongi ääretult kahjulik töö, aga mul on teile ka hea uudis. Kui te töötate pangas, siis panganduses töötavatel inimestel on palk kõrgem kui keskmine. Nii et pangahärrad maksavadki teile selle eest, et teil on tervist kahjustav töö. Aga kahjuks, no nii nagu rahaga, nii nagu ajaga, mõlemad saavad ükskord otsa, ega meie saateaeg hakkab otsa saama, ei ole midagi parata, aga ega meil tuleb ju ka järgmine saade, nädala pärast me kohtume teiega uuesti saates, oli teiega doktor Viktor Vassiljev, ma tänan teid suurepäraste küsimuste eest ja olge palun terved.